Kui meie oleme oma pudelid Taara automaati ära viinud ja see on tundunud väga pika teena, siis pakendi teekond tagasi ringlusse on määratult palju pikem. Ja algab see siit sorteerimiskeskusest. Eesti pandipakendi käitluskeskus on toiminud juba 15 aastat. Igal aastal saadetakse siit ümbertöötlemisse 230 miljonit plast, metall ja klaaspakendit. Kogu ajaloo jooksul on siit läbi käinud aga juba 4 miljardit pakendit, mis järjestikku asetatuna ulatuksid 20 korda ümber maakera. Päris muljetavaldav, kui arvestada, et tegemist on vaid meie väikeses Eestis kasutatud pakenditega. Siin on siis kokku pressitud materjal, mis tuleb Taara automaadist, Taara tagastuspunktist, mis kuulub kauplusele ja kalletakse liini peale, üleval siis sorteerib masin automaatselt plastmudelid heledaks ja tumedaks värvi järgi. Siin näiteks on näha ka reaalselt, et millisest kauplusest ta tuli, eks ole, et selle triipkoodi alusel me skaneerime, me teame, et see pott on jõudnud käitluskeskusesse ja see kaupmees saab selle eest raha nüüd. Kaupmees maksis ju raha, eks ole, kliendile, tema tahab saada pandiraha tagasi ja ta saab selle meie käed. Ja meile maksab tegelikult ju tootja, kes üldse selle pakendi turule paiskab. Sorteerimisliin möllab nii, mis mühiseb, et kõik meie tarvitatud Taara uuele ringile saata. Koormus sõltub siin suuresti ilmast. Maist septembrini on pakendeid märksa rohkem kui aegadel, mille õues mättad nii kuivad ei ole. See tegelikult ju 2005 Eesti pandipakend alustas hoopis teistel tingimustel kui täna. Ja me sorteerisime näiteks plastpudelit käsitsi, meil oli 6 inimest liini peal, aga täna meil on selle jaoks automaatsorter. Et me oleme jõudnud ka siis kõvasti areneda ja ehitada tegelikult ühe Põhjamaade regiooni ühe moodsama käitluskeskuse. No eestlased on üks tark rahvad. Ma ütlen, üks maailma arenenumaid rahvaid on eestlased. Sest et kui meil ei oleks teid, eks ole, siis kogu see kraam oleks meil ju metsa all või rannas kuskil, nii nagu on Aasias. Just, või oleks prügikastis, mis on täielik raiskamine, eks ole. Just seetõttu kuuluvad pandi alla Eestis just alkoholivabade ja lahjade jookide pakendid. Neid võetakse loodusesse kõige rohkem kaasa ja nii on suurem võimalus, et pudelid jäävadki sinna, kus tühjaks said. Plastiku ümbertöötlemisse suunamine ei toimu tehases aga ainult pudelite osas. Liine eraldab ja korjab kokku ka pudelikorgid, mis muidu kuubikusse pressitud Taara küljest ehk maha pudeniksid. Taara kotidki korjatakse kokku ja nendegi eluring saab uue alguse. Saadame siis edasi kas Lätti või Hollandisse, kus on siis petitehased, kus tehaksegi sellest plastpudelist siis pesemisvannis helvestamise teel seesama selline helves. Et väga hea meelde jätta nagu sõnastuse järgi lumehelves, ainult et kui lumehelves kaob esimese sulaga ära, siis see helves jääb loodusesse kuskil kuni 1000 aastat. 1000 aastat. Nii et see peab kindlasti jõuama ringlusesse. 1000 aastat. Inimesed olge ettevaatlikud, enne kui te midagi viskate maha. Minu ees on üks selline joogipurgi siis toorik, alumiiniumtoorik, aga me kõik teame, mismoodi me tarvitame siit seest kas siis limonaadi või õlut või mida iganes, eks ole. Et nüüd, kui see selline purk jõuab teie juurde tagasi kuskilt supermarketi, ma ei tea, mingist kokkuostupunktist, eks ole, automaadist, Taara automaadist, mis siis temaga kõigepealt tehakse? Plekkpurke tehakse siis 2 materjalist, tehakse alumiiniumist ja tehakse terasest. See, millist materjali parasjagu turul kasutatakse, on joogitootja enda otsustada. Valdavalt eelistavad nad alumiiniumi, aga väike hulk on ka terast. Aga kuna tegemist on 2 erineva metalliga, siis me ei saa neid kuidagi kokku panna taaskasutamise jaoks. Me peame selle terase siis alumiiniumist eraldama. Ja me teeme seda sama nagu magnetiga. Ja see ongi siin terases plekkpurk, kus sa võtab peale, sa ei saa aru, mis metall on, aga magnet võiab selle nüüd kinni. Proovime, viska see sinna liinile. Vaata, kas tuleb välja, kas loodusseadused töötavad. Tuli. Tuleb siit välja siis see plekkpurgi koobik. Saab ettevaatlik olema, et ta võib visata siit kuubiku välja, eks ole. Aga see üks kuubik alub nüüd kuskil 0,5 tonni ehk 500 kilogrammi ja läheb siis meil Saksamaale või Prantsusmaale, kus on siis Euroopa kõige suuremad plekkpurkide ümbertöötlemistehased. Ja kuskil 60 päevaga tuleb vanast uus purk muide, et see on ainult 2-kuuline tsükkel. Ja pannakse siis sinna sulatusahju korraga 1,5 miljonit plekkpurki. Tuleb sealt välja selline hiigel suur alumiiniumkang, mis kaalub kuskil 27 tonni ja see on 10 meetrit pikk. Alumiiniumkangist võetakse alumiiniumleht, nagu on fooliumrull, aga selle materjal märksa paksem ja tehakse selline plekkpurgi toorik. Ja meie Eesti tootjad ostavadki Euroopas siis tagasi sellised toorikud koos siis bränditud kereosaga.
ja pannakse siia jook sisse, läheb siis gaas peale ja ongi üks plekkpurk valmis. No need on plekkpurgid, aga inimesed toovad ju ikkagi automaati ka klaasist taarat. Mis sellega saab? Ühekordne klaaspudel jõuab siia keskusesse, kus meie siis sorteerime selle värvi järgi. Taaskord nagu plastik. Täpselt samamoodi, aga klaasi puhul nüüd on 3 värvisektsiooni. Oli siis pruun, on roheline ja on läbipaistev. Kui see uksud avaneb, siis on näha, kuidas selle lae all on 2 betoonrullikut ja sinna vahele kukub see ühekordne klaas, mis purustab selle klaasi, sest muidu me saadame klaasitehasesse lihtsalt õhku. Me ei saada sinna kunagi täiskujul või ostuhetkekujul klaaspudelit. Et selleks on meil korduskasutusklaas turule ja see läheb tagasi kohe joogitootja tehasesse, kus ta taas täidetakse ja pestakse. Ja kuhu see nüüd siis see kild läheb meil Eesti mõnda tehasesse või? Ja Eestis on ajalooliselt olemas Järvakandi klaasitehas, et läbipaistev klaas läheb nüüd sinna, aga osa klaasist saadame ka siis sõltuvalt hangetest, kas Soome või näiteks ka Venemaale. Tõesti, pandisüsteemis täna on ikkagi liidetud siis need pakendid, mis on väga standardiseeritud kujuga, et kindlasti taaraautomaat selle pakendi keerutamisel suudaks lugeda triipkoodi. Siis tuleb tuua siia 4 näidist, me hakkame seda pakendit testima ja testime siis selle pakendi triipkoodi. Et meil on väga konkreetsed siis sellised nõuded, kui suur peab olema üks pakendi triipkood, et taaraautomaatid üle Eesti üldse suudakski seda üles võtta või siis vastu võtta, eks ole. Siin kastides on kõik ja kõik need hallid kastid on paksult neid täis ja siin on siis arhiveeritud kuskil 16 000 pakendartiklit. Näiteks võtame siit mingisuguse kastikese 24, näiteks üks vanemaid kaste. No palun väga. Selline limonaad aastast 2005 täiesti pakendi taaraautomaati siis tagastatav. Aga jah, tegelikult ikkagi teatud limiteeritud aeg pakendide tagastamisel on. Et kui see toode lõpetatakse tänasele müük, siis tarbijad saavad seda taaraautomaati viia kuni 2 aastat. 2 aastat. Seda reguleerib siis pakendiseadus, aga meie vabatahtlikult tarbija huve silmas pidades hoiame tegelikult seda perioodi 3 aasta jooksul. Et see ikkagi peaks olema selline elementaarne aeg, mil inimene siis kord 3 aasta jooksul ikka ju suudab oma pakendid ära tagastada, et ta ei jää siis hätta, et ta saab kindlasti selle pandiraha tagasi. Selge, ühesõnaga mõmmid saab veel tuua kokku ostu. Aga kas see on ka siis äri? Kas see on kasumlik? Selles mõttes me oleme küll OÜ oma nimetuselt, aga tegelikult Eesti pandipakend on mittetulunduslik ettevõtmine. Et päeva lõpuks me peame saama oma kulude ja tuludega nulli ja isegi kui parematel aastatel mingisugune kasumirida tekib mingil põhjusel, siis me peame selle investeerima uuesti süsteemi. Meie omanikliidud ei saa seda kuidagi välja võtta. Vaid et jah, meie eesmärk on siis seista puhta Eesti keskkonna eest ja tuua see pakend tagasi ümbertöötlemisse.